Järve. Koolipere. Taas kord üks õppeaasta on läbi saanud. Mis on see, mis mulle sellest aastast meelde jääb? Sügisel sai meie kooli ettevõtliku kooli hõbetaseme. See on tunnustus meie õpilastele ja õpetajatele, kes on ettevõtlikud ja aktiivsed nii koolis kui väljaspool kooli. Peale valimisi vahetus koolipidaja oleme nüüd Jõhvi valla munitsipaalkool. Sügisel algasid ka uue koolimaja projekteerimistööd. Aga 10. klassi me sel õppeaastal ei alanudki ja gümnaasiumi osas alustas õpingul vaid 23 õpilast. Selle eest 9. klass oli oma 25 õpilasega meie kooli suurim. Kooli jõudis tiihüpe ja oktoobris tegelesime küberturvalisuse ja meediakriitilisuse teemadega. Toimus laulu- ja tantsupeo tänuüritus neile õpilastele, kes suvel suurel peol osalesid. Ja juba 6. korda toimus koolihoovis jõululaat, mille õnnestumisse andis oma panuse kogu koolipere. Meie õpilased kogusid annetusi Väike loomapargile. Talvel oli koolihoovis taas juubeli. Paraku sulas see enne, kui õpilased said sinna rajatud kooliväljakut testida. Aga selle eest toimus saalikooliku võistlus. Märtsis toimus koolis nostalgiapidu, kus endistele õpilastele ja õpetajatele esinesid meie praegused õpilased ja õpetajad. Koolimajas möödub suur osa meie päevadest. Ja kurvaks tegi, kui kuulsin koolimajas rõhutud asjadest või rikutud meelidest. See oli meie ühine keskkond, mille korrasolek mõjutab meie kõigi heaolu. Aga rõõm on sellest, et suur enamus meie õpilastest oskab peretada ja ka võõrastega majas liikudes ei pea enam häbenema. Tore oli ka tõdeda, et lugemine on endiselt au sees, sest lugemisööl tutvustasid osalejad oma lemmikraamatuid. Me oleme liikuma kutsuv kool ja on hea näha, et paljud õpilased leiavad endale tegevust vahetundides nii koolihoovis kui saalis liikudes. Meie mängujuhid püüdsid kaasata õpilasi mänguvahetundides ja üsna hiljaaegu valmis ka liikuma kutsuva kooli video. Viimastel koolipäevadel käisid klassid matkamas ja õppekäikudel ja õnneks soosis ka ilm neid tegelasi. Tundides oli rida lektoreid ja külalisi erinevatest eluvaldkondadest. Südant soojendavad olid nii talvekontsert, mis sel aastal toimus jaanuaris, kui ka kevadkontsert maikuus. Meie õpilased osalesid õpetaja Anu muusikaprojektis ja astusid üles Jõhvi valla päevadel. Kooli lauluvõistlus tõi lavale uusi andekaid esinejaid. Lautstadti saksakeelsete ansamblite võistlusel paistsid taas silma meie lauljad, keda juhendasid õpetaja Tiina ja õpetaja Stella. Kahjuks mõjutab sõda Ukrainas ka meie elu. Lisaks evakuatsioonile harjutasime ka varjumist, sest paraku on saanud õhuoht uueks reaalsuseks. Meie tulid sportlased noppisid hulgaliselt esikoolikohti ja loovtöödena valmis terve hulk eriilmelisi praktilisi töid. Taaskord tuli tõdeda, et parimad tööd valmivad siis, kui õpilane uurib või teeb oma kätega midagi, mis teda tõeliselt huvitab. Õpetaja Kaja viis meie poisid meeste tantsupeole Rakveres. Eilsel häkatonil andsid oma mõtteid mobiiltelefoni kokkulepete kohta 5. kuni 8. klassi õpilased. No ja lisaks sellele me sõime ära 163 kilo moosi ja 4 tonni kartuleid ja jõime ära 4286 liitrit piima. Ja WC-paberit kulus umbes 28 kilomeetrit. Ning prinditud koopiatega võiks karta 2 korda
aga kooli põhiülesanne on ikka hea hariduse andmine. Nii oli eilsel direktori vastuvõtul rõõm üle anda 51 kiituskirja nendele õpilastele, kes lõpetavad kooliaasta ainult IT-ga. Lisaks neile saavad 4 ja 5 klassitunnistuse 47 õpilast. Ja täna tunnustame neid õpilasi, kes on koolile erinevatel võistlustel, konkurssidel au toonud. Neid on periood kokku 102. Niisiis võib kokkuvõtteks öelda, et kuigi oli ka keerulisi hetki, oli siiski edukas aasta. Ja sellesse andsid panuse kõik siin majas toimetavad inimesed. Aitäh teile, teie andekad, tublid, viisakad ja sõbralikud õpilased. Aitäh teile, meie kohusetundlikud, targad ja abivalmid õpetajad. Aitäh teile, meie kokatädid, koristajad ja majandusmehed. Teieta meie põhitöö ei toimiks. Aitäh meie tugipersonalile, logopeedile, eripedagoogile, sotsiaalpedagoogile, pikapäevakasvatajatele, et olete toeks seal, kus olete. Tänud IT-juhile, et süsteemid toimisid, ja õppelajuhatajale, et tunniplaan pidas. Aitäh raamatukogutädile, et lapsed leidsid vajalikud teosed ja sekretärile, et kadunud asjad leidsid oma omatud. Aitäh ringijuhtidele ja huvikooli õpetajatele, et peale tunde leidus nii palju huvitavaid tegevusi. Kõik koos me teemegi oma koolist parima kooli, mida on kevadel uhke lõpetada ja kuhu on sügisel rõõm tagasi tulla. Ilusat algavat suvevaheaega.